Sügis on täies hoos ja pime aeg saabub kohe-kohe. Kõrgkool tähistab oma sünnipäeva 16. oktoobril. Seekord me alustasime sünnipäevaüritustega juba enne. Ehk siis nädal aega tagasi esmaspäeval toimus meil Kohtla-Järvel, meie armsas Kukruse struktuuriüksusel, avaaktus hooldustöötajatele, kes asusid õppima töökohapõhistes õppekohtades. Samal päeval avasime ka Tervisemuuseumi ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise koostöö tulemusel valminud virtuaalset näitust õendus sovjeti ajal. See näitus oli tegelikult täiesti uus teema kõrgkooli jaoks ja selle näituse kokkupanemiseks intervjueeriti nõukogude ajal töötanud juhtivaid õdesid ja selle tulemusel valmis huvitav fotode ja tekstide põhjal siis kokku pandud näitus. Reedel, 14. oktoobril alustasime juba hommikul vara, kell 10 avasime Kohtla-Järve järjekordse ehk siis iga-aastase õenduskonverentsi, mis siis kajastas vaimse tervise probleeme ja ennetamise võimalusi. Peamised ettekandjad olid meie enda õppejõud, meie õpilased, üliõpilased ja koostööpartnerid. Samal päeval toimus Tallinnas lõpuaktus tegevusjuhendajatele. Ka nemad olid õppinud töökohapõhise õppe raames. 14. oktoobri pärastlõunal kogunesime juba kolleegidega Energiaavastuskeskusesse Tallinnas, kus me siis tundsime rõõmu selle üle, et on taas kord kõrgkooli aastapäev ja jagasime kõrgkooli tunnustusi. Mida veel olulist? Oluline on see, et 25. oktoobril toimub kõrgkooli nõukogu järjekordne istung, kus me siis kinnitame järgmise õppeaasta ja järgmise aasta vastuvõttude arvud õppekavati. See on kõrgkooli elus väga oluline otsus, sest sellest lähtuvalt siis hakkame oma õppetööd planeerima ja ka oma inimressursse ja kõiki muid ressursse arvesse võtma. Lisaks veel olulist informatsiooni, et taaskord toimub Õed tagasi tervishoidu projekt ja praegu on võimalik veel oma dokumente esitada Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile. 18. oktoobril toimub Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu visioonipäev Julge olla, mida on võimalik jälgida ka veebi vahendusel. 7. novembril algab kõrgkooli traditsiooniline rahvusvaheline nädal. Selle nädala jooksul tuleb meile külla nii mõnigi rahvusvaheline uus partner ja ka meie endised sõbrad ja praegused sõbrad. Sama nädala raames toimub 2 konverentsi. Kõigepealt konverents üliõpilaselt üliõpilasele, mille nimetus juba ise ütleb selle, mis on konverentsi sisu, ja teine konverents toimub siis nädala lõpupoole, mis on terviseteaduse rahvusvaheline konverents. Head vaatamist! Lõpetuseks soovin teile head tervist, nii nagu tervishoiukõrgkooli töötajal on alati õiglane soovida. Hoidke kokku energiat, seda energiat, mis meil on äkki väga kalliks muutunud, aga kuna on pime aeg, siis hoidke kokku ka kõike enda energiat selleks, et pidada vastu ilusa päikesepaistelise kevadeni. Soovin teile head tervist!